laupäev, 11. veebruari on algamas Tuuresti messi viimane päev. Kas te seda loosi mäletate? Tuletan teile igaks juks meelde, et te saate ka kodus olles selles osaleda, kui te lähete aadressile idaviru.ee/seiklusloos. Panete kirja oma nime ja emaili aadressi ja saategi võita selle imelise paketi 4 inimesele 4 päevaks Ida-Virumaal. Et kuidas käib siis kullaliivast kätte saamine? Selle jaoks on vaja sellist panni, kulla uhkmise pann, näete, spetsiaalne. Tema erineb teie kodus olevast vokipannist selle poolest, et tal on, näete, siin põhjas üks rant. Ja see rant on selleks, et liiva sellised kullateraks kõik kinni püüda. Ja nüüd kogu see protsess on niimoodi, et võtad kusagil Soomes jõepõhjast meil Kurtna-Nõmmedel järve kaldalt liiva ja hakkad niimoodi loksutama vee sees. Ja siis kuld kui raskem komponent vajub liiva sees põhja. Operatsioon number 2, see on väga lihtne, ainult 2 operatsiooni ongi. Hakkad seda vett maha valama. Niimoodi, et maha voolav vesi võtab kaasa ka ülemise kihi liiva. Väga palju ei või valada, siis lähevad kullaterad tagasi jõkke või järve või praegusel juhul siia vanni. Nii et niisama lihtne see kulla ühesõnaga kaevandamine või kulla uhkmine on. Nii, et mess hakkab nüüd läbi saama. Mõtlesime, et küsitleme ka natukene oma boksi töötajaid, et võib-olla räägid siis natukene lähemalt, kuidas mess läks ja kuidas rahul oled? No mina arvan, et mess läks väga hästi. Me saime tegelikult ju väga palju tähelepanu, inimesed tundsid huvi. Ma arvan, et inimestele ka meeldis, sellepärast nad said proovida midagi uut, nähagi seda, kuidas Ida-Viru ongi seiklusmaa, eks ole. Et me tegimegi siin messi jaoks praktiliselt ise sellise atraktsiooni, mille me siia välja panime. Et selles mõttes meie jaoks ka selline mõnus kogemus. Messil läks Lammasmäe maailma esimese turbasauna tutvustus nagu super hästi, et kuna ta on maailmas selline ainulaadne asi, siis tõesti küsiti palju ja flaiereid on juba hakanud otsa saama. Ja ma arvan küll, et on eriti hästi läinud Lammasmäele ja asi on korda läinud. Ma arvan, et meil läks väga hästi. Eile käis meeletult palju rahvast. Meil oli väga pikk järjekord, inimesed tulid meie juurde, väga palju oli võõrast rahvast, kes ei teadnud Ida-Virumaast, paljudest kohtadest üldse mitte midagi. Ja küsisid hästi palju, olid hästi sõbralikud ja selline, ma olen messidel varem käinud väga palju, aga esmakordne kogemus oli ise kedagi esindada või midagi esindada. Nii tore on, inimestele meeldib avastada uusi paiku ja seiklusmaa Ida-Viru on ju kõige ägedam koht, mida avastada. Ja meie oleme siin teinud tööd nüüd 3 päeva. Eile oli muidugi metsik mega andmine tõesti. Meie selle aasta eri on olnud see, et me mitte ainult ei jaga materjali, vaid me kogume ka endale sõpru. Ja me oleme, ma arvan, kogunud mingi 2000 sõpru, nähtavasti vist üle 2000. Me oleme popid, meil on minekut. Mis on sinu lemmikkoht Ida-Virumaal? Toila spa. Nii ümbruskond, hotell ise kui ka spa-kompleks. Ma arvan, et minu lemmikkoht on ikka see, kus meie ise ka tegutseme peamiselt, et Kohtla-Nõmme piirkond. Sest et seal on ju koos nii kaevandus, maa all on ju, mägedes, saad üles minna, vesi, kõik, mida hingi haldab. Tegelikult selles piirkonnas on minu lemmikkoht vaieldamatult ikkagi värav Ida-Virumaale, Lammasmäe puhkekeskus. Et ikka oma enda asi on ikka kõige parem. Siis meil on tekkinud ägedaid uusi üritusi ja mina mõtlen, et peaks ka minema mõnele üritusele. Selline uus festival oli TV100 raames 4-päevase klassikalise rocki, bluusi, džässi festivali. Kõik hakkaku ruttu omale bronnima majutusi, seepärast, et tegelikult on sellega tõsi taga. Kreenholmis toimub see aasta 2 etendust. Üks on juba nüüd märtsi lõpus, Oomen, ja teine on Kremlööbikud, piletilevis müügil. Ja siis muidugi meie balletifestival, et balletifestival 27. aprill kuni 5. mai. Ja siis, Eesti inimesed, võtke arvesse, et selle aasta Eesti kõige suurem atraktsioon avatakse peredele, just nimelt Ida-Virus. Kiviõlis avatakse nüüd ka suvine park ja juba juunis ja siin on 15 atraktsiooni
nii nagu näete, siis hakkabki mess lõppema, rahvast on juba palju vähem ja asju pakitakse kokku, nii et ei ole ka midagi üle jäänud, kui ka meil siin otsad kokku tõmmata. Me loodame, et teile meeldisid need meie videoreportaažid ja kui te siin messil kohapeal ei saanud käia, et teil tekkis ikkagi tunne, et nagu te oleksite osa meie messist. Ja kindlasti osalege meie loosimises ja võite vabalt ka kommentaarides teada anda, mis on teie lemmikkohad Ida-Virumaal või mis kohti te sooviksite suure hea meelega meie maakonnas Seiklusmaal avastada, nii et näeme varsti jälle ja kindlasti kohtume Seiklusmaal. Tšau!